No tere taas! Ma usun, et meil kõigil, ükskõik kui suur või väike aed meil on mõned sellised nurgatagused, kuhu me eriti tihti ei satu. Ja ma tulin just enne siia oma aia nurka, kus mul on komposter ja need austertervika pakud, et ma tegelikult tulin otsima siia teomune, et ühele armsale inimesele näidata, milline näeb välja siis see väetisekapsel ja milline see teomuna siis tegelikult välja näeb, et ta vahet teeks, aga siis leidsin ma siit hoopis lõpuks ometi viljunud austerserviku pakud. Nad on mul siia aia nurka ära peidetud, kuna siin peaksid olema neile kõige ideaalsemad tingimused. Nad on siin hostade, sirelite varjus ja siin peaks ka enam-vähem niiske see muld olema aastaringselt. Ja mul on olnud need pakud siia maha istutatud, no ma arvan 3 aastat juba. Ja nüüd sel sügisel ma saan alles esimese saagi, et te võite ette kujutada minu pettumust sellel esimesel aastal ja teisel aastal. Ma olen käinud siin neid pakke vaatamas ja tutkit, eriti kuna siin sellistel soojadel, kuumadel suvedel me isegi käisime siin kasvmas tütrega, et äkki ikka saab. Ja nüüd nad on isegi natukene üle kasvanud, sest et ma ütlen ausalt, ma juba andsin alla ja tegime siin elukaaslasega juba nalja, et need 2 15 eurost haavapakku, et need oleks olnud targem hoopis kaminasse panna, oleks nendest rohkem kasu olnud. Aga no vot on, et tasub ikkagi, see lõhnavad nii hästi, et tasub olla kannatlik ja võib-olla ongi mõnikord mõistlik üldsegi hoopis ära unustada, et mingi asi kuskil aianurgas. Et lõpuks ometi, ma ei tea, kas see on normaalne, et need poisid lõigata, et need seenepakud annavad esimese saagi alles, jah, 3. aasta need on mul maas. Aga no lõpuks ometi, et paistab, et need pakud siiski kaminas ei lõpeta. Nii et noh, ma ennast ikkagi pean aednikuks, aga nüüd ma olen ka märgi maha jätnud, et mul on vähemalt üks seenekasvatusprojekt ka õnnestunud ja no nüüd ma vähemalt tean ka, mis ma perele õhtuks süüa teen. Nii et tasub katsetada asju isegi, mis tegelikult üldse enda pädevuses ega valdkonnas ei ole.